Hei, Heidi siin ja täna ma räägin sulle, kuidas valmistuda tervenduskõneks. Nii et see on selline asi, mida ma alguses mõtlesin, inimesed nagu justkui nagu oskavad nagu, aga tegelikult tuleb välja, et need, kes hästi lihtsalt ja kergelt osalevad tervenduskõnedel, neil on teatud asjad, mida nad teevad ja nüüd, kui sa oled tervenduskõnele kirja ennast pannud, siis ma natuke räägin, et mis need asjad on. Esimene asi on ole hästi avatud ja ole hästi coach itav. Mis see tähendab, et ole coach itav, ehk siis ole juhendatav, ehk siis see ülim ausus selle vastu, et ma luban tulla endale üles need tunded, mis on seal kohal. sellepärast, et kui sa tervenduskõnele tuled, siis tegelikult sa pead aktsepteerima, et see on mingi valdkond, mingi asi, mingi energia nii-öelda sinu elus on nii-öelda varemetes, on ju. nii et need varemed on vaja üles hakata ehitama ja fakt on siis selles, et neid varemeid saab üles ehitada sellega, et sa aktsepteerid, et jah, see asi mul ei tööta või see ongi varemetes. Ja hea asi on see, et need varemeid saab päris ruttu hakata üles ehitama ja see on täiesti võimalik, see on täiesti kohane, see on kõik võimalik ja me kõik oleme varemetes mingites asjades, ikka tuleb leina, kaotust, frustratsiooni, neid emotsioone on päris palju. ja iga kuu tervenduskõnedel me räägime mingil kindlal teemal ja ma jälle julgustan sind, et kui sa tunned, et see tervenduskõne energia sind kutsub, siis tule ikka, on ju, tule ikka osalema ja mul on nagu hea meel, et sa oled siin ka saanud, nii et ma hästi ootan ka, et sa mulle tagasisidet jagad, et www.heidiblumberg.ee tagasi mul on väga hea meel lugeda neid tervenduskõne tagasisidesid, on ju. nii et ka kui sul nagu hiljem see muutus tuleb, sest mõnikord on vaja mitu kõnet, on ju, et sellepärast ma olen proovinud neid kõnesid ka niimoodi hajutada ja näiteks täna on meil kell 10 tervenduskõne ja ma mõtlen, et ma nihutan selle kella 6 kõne ära, sellepärast et osad inimesed, ma näen, et nad ei tule mitte ühele kõnele, vaid nad tulevad isegi 2 või 3 kõnele, siis 2 kõnet hommikul ja õhtul on liiga palju, jah. mis see tähendab siis liiga palju, on siis see, et sinu keha on nagu süsteem, on ju, täpselt nagu see kreemipurgike mul siin laual on ju, et see on sinu keha ja, ja kui me ütleme, et kui sa annad talle väga palju loengut, siis see võtab ka väga palju protsessimist, sest see jama tahab välja kehast tulla. ta võibki sul keha jääda haigeks, ta võibki lüüa need kohad välja, mis on stressis haigusena ja selleks, et seda ei juhtuks, on siis vaja, et teeme seda jupihaaval, teeme kiht kihi haaval, sest energiad on ju kihiti, onju, jah, täpselt nii nagu see siin onju. energiad on kihiti, onju, ja sa võib-olla protsessid ühe asja ära, et teine saaks juhtuda. jah, et see protsessid ja kuidas ennast siis toetada, on see, et joo vett, joo teed, roheline tee on alati hea. sooja toitu nüüd, kui me teeme sügisekõnesid, on ju, meil on siin sügis, on ju, siis soe toit aitab hästi palju protsessida. supid, igasugused sellised asjad, mida sa oma kehale annad, siis seda armastust. ja meil on olemas ka siis need erinevad sabotaažid, mida ma olen siin tervenduskõnedel ka teinud, nii et kui sa tahad näha teisi tervenduskõnesid, siis need on kõik olemas, www.starti.ee on tervenduskõned alati, siis olen pannud sinna ka, nii et saad minna ja vaadata kindlal teemal ja neid läbi teha. nii et see on ainult 14 € kuus, nii et täiesti tehtav, nii et kindlasti on väga palju kasu. otseosalemine on kahtlemata elamus, on ju, aga see järgi tegemine töötab ka 100%, nii et haigutad ja pisarad ja kõik see, mis õige on. haigutamine, pisarad on väga okei, jah, need näitab pigem seda, et jaa, see asi toimub, see asi täiesti töötab ja see on kasulik, on ju, see on kasulik. nii et ära, kui sa tervenduskõrvale tuled, siis võta endale kindlasti siis need vesi kõrvale, võta endale taskurätikud kõrvale, kui hakkad nutma äkki. paberpastakas on hea, on ju ja kõige olulisem, et anna endale ruumi, eks ole, et ma ei tea, istu kasvõi autos või pargis pingi peal, kui sa neid kõnesid teed, aga proovi, et sul ei ole kedagi, ma ei tea, laps ei ela seljas sul või sa ei ole kuskil töökontoris, kus sa ei saa emotsioone välja tulla, sest väga hea lause on inglise keeles feel it to heal it ehk siis sa pead seda tundma, et seda tervendada, onju. nii et see peab olema selline keskkond, et sa saad ennast
võta aega iseendale hingata, teha asju, nii et ma loodan, et see aitab, see video sind natukene valmistada tervenduskõneks. Ja alati on hea mõelda ka mingi teema, milleks saab tulla, mis on siis see teema, millega ma tahan, mida ma tahaksin oma elus terveneda, mis asi on mu elus nii-öelda varemetes, mida ma tahan üles ehitada, midagi uut luua asemele. nii et see on ka hea asi, et alati tuleb mingi kavatsusega, et siis alati, kui sa midagi lahti lased, saad sa luua midagi uut asemele. nii et kavatsus paika ja näeme kõnel. Tšau.